Ja kuna on olemas selline asi keskel, see tähendab see, et meil on huvitavam kududa ja kohe piltlikult näha, kus on keskosa. No nii, mina näitan teile näidisel ja oletame, et meil on juba kootud nii palju ridasid, kui teil on vaja kanna jaoks. Ja siin on tähtis see, et me ikkagi kanna koome edasi-tagasi ja selleks, et teha seda bumerang kanda, siis meil on vaja jagada meie kudumine kolmeks osaks. Mul siin on 30 mis iganes silmused, et on vaja jagada kolmeks. Juhul, kui teil saab jagada kolmeks niimoodi, et täpselt 3 tuleb, siis on väga tore. Juhul, kui ei ole, siis tehke nii, et 2 osa teil on samasugused, ehk siin on sama palju silmused kui siin ja keskel siis tuleb see, mis ei saa jagada pooleks. Näiteks mina siis võtan nii, et äärmised ma ei loe, siis mul on 10 silmused siin ja 11 silmused keskel. Ja need 11 silmused keskel mul miskipärast lähevadki niimoodi, et mina neid kohe näen, et neid on siin 11 silmust niimoodi. Ja see on 11 silmust koos. Ja alustame tegema. Te võite ka oma kanna nagu neid silmused, keskmised võtta silmuste märgijad ja panna neid siia, et te näete, kus on teie kanna keskosa. No nii, alustame. Et mis ma ütlen teile? Et hakkame kuduma peaaegu lõpuni ja kuna meil jääb 3 viimast, siis me hakkame keerutama. Ma ei tea, kuidas eesti keeles, arvatavasti teeme mähist ja teeme ümber keeramist, aga te kõik näete, ma kohe hakkan tegema. Et ma teen teiega seda online'is, on time'is ehk samal ajal koon, samal ajal räägin ja võimalik, et see video meil tuleb mitmest osast, aga no mis siis ikka, on nii nagu on, eks ole. Kui teil keskel ei ole ühtegi iluriba, väga tore, las olla, lihtsalt kannatage seda, mida mina praegu teen. Kui teil on olemas, siis palun tehke. Siin samuti te näete, et kuidas mina koon neid parempidised silmused. Neid ma koon just niimoodi, et altpoolt üles niimoodi. Selle jaoks, et nad oleks kõik sirged. Minu parempidine kude, kuna mina koon 2 vardaga, päris ilus sirge. No nii, siin peaaegu me kõik tulime kohale. See ka võib olla parempidine, aga siin me teeme sellise võluasja ehk pöörame meie kudumine. Loodan, et te nägite, mida ma olen teinud. Näitan veel üks kord. Siin on lõng, siis ma võtan koomata seda silmuse ja teen ümber lihtsalt ja pöörame tagasi. Ja sellist pööramist siin kannal mul peab olema 5 ja te ise näete, kuidas neid saab tehtud. Esiteks me nagu vähendame silmuste arvu, mida me koome ja pärast me neid tagasi võtame töösse. Ja see tagasivõtmine töösse, see tuleb natukene tähelepanelikum olla, aga usuge mind, et see on päris mugav viis
nii. Jälle mul on viimane, eks ole, viimane maikoo, eelviimane samuti teeme mähist niimoodi ja tõstame, pöörame ja uuesti koome, eks ole, seda võib juba parempidiselt kududa. Ja niimoodi ma teen. Ja ma peatan seda tegema ehk pöörama ümber siis, kui kõik need silmused siitpoolt ja siitpoolt juba kasutusel. See on keerdsilmus. Juhul, kui me koome edasi-tagasi, siis keerdsilmust me peame natukene sättima. Aga muidu koome siis nii. Järgmine pööramiskoht, pööramispunkt meil tuleb 1, 2, 3 ja 4 meil tuleb mähisega, kui me räägime otsast. Siit loeme. Need 2 me ei katsu. See on äärmine, see on see, kus on mähis, see on tema sõbranna. Ja see on 4. Uuesti teeme ümber. Näete ja pöörame ringi. Ja korrutame sama asja teisest poolest ka, et üle 1 teeme sellise mähise ehk ümber pööramist. Vahepeal, kui ma ei räägi midagi, see ei tähenda, et ma ei koo, ma koon edasi. Parempidised, pahempidised, oi, kuhu sina jooksed? Ära jookse kuskile. Nii, kus on siit poolt 4? Need 2 me kasutasime, eks ole, ja 4 on see. Teeme siis ka samuti. Ja pöörame. Ja siin on esimene paar juba näha. Teise paari kohe näeme ka. Teine paar ka tehtud. Jätkame. Mulle endal meeldib, kuna kannal on midagi muud kui lihtsalt parempidised silmused. Üks asi, et ilus, teine asi, et huvitavam kand siis välja näeb. Ja ikka lisatööd meie ajule mitte kunagi ei ole üleliigne. Nii, mis siin? Te ise ka näete, eks ole. Üks paar on tehtud, teine paar on tehtud ja kohe tuleb teine kord, 3. paar. Ja pöörame. Ja niimoodi. Ma loodan, et teie hakkate nägema ka seda, mis mina näen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 silmus äärest. See on see silmus, kus on mähis ümber. Nii, okei. Pöörame ja koome veel. Koome tagasi. Ja teisest poolest samuti 6 on see, keda me hakkame, kus me hakkame pöörama tagasi. Iga reaga silmuste arv, mida me praegu koome reas, väheneb. Teate, siin on see, okei, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 on see. Ja pöörame uuesti, eks ole. Siin on see, et
kanna nimetus on bumerang, aga igaüks koob või seletab seda nii, nagu ta ise peab seda õigena. Et see on nagu mulgikapsaga. Iga perenaine teeb täitsa omamoodi mulgikapsad ja ikka nimetab seda mulgikapsaks ja ikka kasutame odratanga ja ikka kasutame kapsa ja ikka kasutame tavaliselt sealiha pekkiga selleks, et oleks maitsev, eks ole. No nii, näeme, et meil, mis siin on, üks paar, teine paar, kolmas paar ja siis hakkab tekkima neljas paar. Loodan, et teie saate aru, kus on see loogika. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, see on juba 8 silmus, eks ole. No nii, võtame siis ja teeme mähist ümber ja pöörame ringi. Ja see on 4. paar ja tegelikult meil siin kokku tuleb 5 paari. Väga tore, väga vahva ja rohkem kui 5 ma ei ole näinud või olen näinud 7 isegi, kuna 7 pööramiskohta. Aga noh, mis siis ikka, meil on 5. Mõnedel suurustel on 3, mõnedel on 4, nii, tegelikult kõigedel on 4 praegu. Nii, kõigedel on 4 ja 5 on väiksem. 5 on ka. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silmus, eks ole, mehis. Pöörame ringi ja näeme, et meil on siin 1, 2, 3, 4. paar tekkimas. On tekkinud 4. paar. Jätkame. Jätkame edasi. Varsti hakkan juba näitama, kuidas neid silmused panna tagasi tööle kõike. Praegu näitan kahandused. Ja siin meil tuleb 1, 2, 3, 4 ja 5. kord, kuna tuleb pööramine. Ja 5. kord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. silmus. Pöörame ringi. Ja see osa kohe saab lõppu, sest meie koome juba pahempidisel poolel. Ja siin samuti toimub sama asi, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juhul, kui teie ei näe, no see on võimalik, et inimene lihtsalt ei näe, kus kohas on vaja teha seda ümberpööramine ja kus on see mähis peab tulema, et siis palun kõik need silmused üle lugeda ja siis aru saada. No nii. Ja 5. paar on tehtud. Ja te ise näete, et mõlemadest poolest on meil 5 paari, 1, 2, 3, 4, 5. Mõnedel on 4, mõnedel on 5 ja meil on siin ka 5. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja kohe järgmine osa.